Tere, Alar! Tere. Mul on hästi hea meel, et sa tulid siia esimesele hingamislaulupeole ja esinesid nii super hingamise töötoaga, kui veel olla sai. Ma tean, et sinu töötuppa oli tohutu järjekord, tohutu tahtmine. Kuidas sa hindad, kuidas sul see töötuba läks ja mis sa arvad sellest seltskonnast, kes siin täna koos on? No kuidas läks seda, mina ei saa öelda, seda saad iga inimesed ise öelda, kes hingamas käisid. Selline minule tagasi tulnud tagasiside on hästi positiivne ja seltskond on ka väga meeldiv. Nad on sellised rõõmsameelsed, positiivsed iseendaga tegelejad, nii et selles mõttes mulle see väga, väga meeldib. Jaa, tänan. Mis sa tunned, et mis oli nagu see sinu põhisõnum, mida sa praegu võiksid veel öelda kõigile nendele, kes seda uudist kuulevad, et hingamislaulupidu oli, sul oli töötuba seal. Mis on sinu sõnum üldse inimestele, mõeldes sellele kontekstile? Jaa, tähendab, siin on üldse, mis on nagu sellise hingamise eesmärk, et eesmärk on loomulikult inimese enda areng ja transformatsioon ja energiate muundamine. Et kui minna nii-öelda spetsiifilisemaks, siis esiteks on meil, mida meil vaja teha, meil on vaja muundada hirmuenergia armastusenergiaks. Ja teiseks on siis selline, nagu ma nimetaksin, kas kadeduse või ahnuse energia nii-öelda andmise energiaks. Ja kolmandaks, nagu budismis öeldakse, meil on meelepetted ja meelepetted oleks vaja muuta tarkuseks. Ja kui me nüüd vaatame seda maailma, et kus kohas me praegu oleme, siis kogu maailm hoiab kõiki neid nii-öelda väärsaid, nii-öelda madalamaid astmeid nagu üleval. Nii et kogu see nii-öelda sõjatööstus, eriti nii-öelda see praegune maailm, kus ei räägita üldse nii-öelda armastusest, mis on täiesti kõrvale jäänud, on olemas üks vaenlane, kelle suunas nagu ehitada nii-öelda, et on täiesti selge, et konflikt ainult suureneb, nii et siin ei ole mitte edasiminekust või tagasiminekust. Rääkides majandussüsteemist, siis see hoiab üleval ahnust, mitte andmist. Isegi öeldakse, et haigla eesmärk on kasum, mis on täielikult patoloogia, tähendab haigla eesmärk on inimeste ravimine, nii et see on täiesti paigast ära. Ja kolmandaks nii-öelda meelepetted, et tänapäeva maailm on siis see, kus inimesed ei saa enam vahetult kogemust, nii-öelda kaemuslikku kogemust maailmas, mille järgi nad tajuvad seda, mis nagu on, mis on lastel veel terve, siis praeguseks hetkeks ta mitte ei ole enam moonutatud nii-öelda kooli poolt ja väljaspoolt, vaid ta on moonutatud täielikult sellise nii-öelda selle sinise ekraani poolt, mis meil on taskus, et inimene oma maailmapildi ei kujunda mitte kogemuse ja tarkuse põhjal, vaid selle põhjal, mis talle ette antakse. Nii et praegusel hetkel, ütleme otse, on inimeste teadvus niivõrd palju manipuleeritud ja ongi selline ajastu, eks ole, praegusel hetkel midagi ei ole teha. Nii et üks võimalusi sellest nagu välja saada või ennast isiklikult arendada on hingamine, sest teatavasti on selline kollektiivne vaimne tasand alati madalam individuaalsest ja individuaalne areng läheb ees kollektiivsele. Et see on siis minu sõnum, et kui te ei ole kunagi hinganud, proovige, vaadake, mida te ise enda sees avastate, kuna hingamine võimaldab mõttemustreid vaadata teistmoodi, kuna siin ajuneuronid aktiveeruvad ja pH natukene muutub seal, kuna organismist viiakse välja süsinikdioksiidi, siis on võimalik protsessida infot teistmoodi ja on võimalik parandada väärasid mõttemustreid. See on üks hingamise mõte. Et nii nagu inimene öösel olles, kui ta magab, ta keha terveneb. Samamoodi on psüühikaga, kui lasta lahti nendest tavalistest mõttemustritest, sest hingamine viib välja mõtlemisest, viib kehasse, viib instinktiivsesse keskusesse ja ka nii-öelda tundekeskus on ligemal, siis on võimalik terveneda vääratest mõttemustritest. Sest vaadake maailma. Üks ütleb ühtmoodi, teine ütleb teistmoodi, mõlemad on absoluutselt õiged. Et proovige panna moslemid ja kristlased omavahel sõbrunema või ukrainlased või venelased või siis seal need samad Saudi Araabia, Jeemen ja kõigil on oma tõde. Aga tegelikult on olemas ka kõrgem ja objektiivne tõde, sellele on vaja ligi pääseda. Ja hingamine sellele natuke aitab kaasa. Suur tänu. Ma arvan, et kõik inimesed, ka need inimesed, kes kunagi ei ole hingamist teadlikult proovinud, said siit selle sõnumi, et hingamine on oluline ja sellega peaks tegelema. Nagu tänase päeva hommiku sõnum oli meil see, et elus on 4 kõige olulisemat valdkonda: hingamine, mõtlemine, liikumine ja toitumine. Ja kui neid kõike 4 teadlikumalt viljeleda, siis inimesel on võimalik õnnelikumalt elada. Oled sa selle väitega nõus?
noh, see on nüüd huvitav väide, seda peaks nüüd hakkama nagu arutlema, aga kindlasti ma sellele vastu ei hakka väitlema, et noh, võib ju siin ka muid asju juurde panna, eks ole, kas armastus on oluline või ütleme, lapsed on olulised ja mis asjad olulised on, eks. Aga kindlasti need asjad on kindlasti õiged. Ma sellega olen kindlasti nõus. Aitäh, Alar. Ja viimane küsimus, et kuidas sa tunned, et kas sellist üritust või noh, ütleme siis sellist hingamislaulupidu nagu nüüd Heiki ettevõtmisel ja sinu ja paljude teiste toetusel nüüd täna me võime siin kogeda ja näha, kas sellist ettevõtmist oleks vaja laiendada ja kas sellist asja võiks korrata, meie plaan on, eks ole, ülemaailmselt seda veel lausa toetada, et ka teistes riikides oleks võimalik sellise süsteemiga laulupidusid teha, hingamislaulupidusid. Ja oleme juba järgmiseks aastaks paika pannud 19.20 august, et hingamislaulupidu tuleks. Kuidas sa tunned, et kas see on vajalik ja oluline? Jaa, tähendab, see ongi nüüd see, et mida me siin maailmas nagu teha saame. Tähendab, inimesed tahavad mingeid meeletuid projekte, et teeks nagu maailma paremaks ja puhtamaks. Me saame oma ümbruskonnas üht-teist luua. Tähendab, vaieldamatult inimesed, kes täna on siin, nende teadvuse tasand natukene tõuseb, on kõrgemal. Ja see on ainuke asi, mis me saame siin maailmas nagu teha, et me ei pääse nendele suurtele protsessidele, mis siin on, noh, nendele nimetame hullumeelsetele protsessidele, mida me siin kõrvalt kaeme ja mille lummuses inimesed siin on, eriti veel, kes ainult meediaga tegelevad, niimoodi otseselt nagu ütleks või, kes oma töökoha tõttu muus ei saa olla. Me ei saa neid pöörata ega muuta, me saame neid teadvustada, aktsepteerida, aga me saame oma ümbruskonnas piltlikult luua valgust. Ja see laulupidu kindlasti seda loob, nii nagu ka muusika, hingamine, mis siin praegu taga on. Et võrreldes sellega, et kui sa loed sellel hetkel mõnda sõjauudist, kas see toidab sind rohkem? Ei toida. Et mulle väga meeldib see mõte, et neid asju nagu juurde teha. Suur tänu sulle!